Hitler, Butler, Lenin, Stalin, hulle täis on terve ilm. Kõigi tee saab ükskord otsa Kremli kohal tume pilv. Janus! Jack Norris oli mures, jaks on otsas, vestil keel. Mida teete, kuidas jälle helistas Zelenski? Tere, kallid podcasti kuulajad. Mina olen Sten ja minuga siin on minu tädi Silvi, kellega meenutame aegu, millised olid siis laulu ja tantsu ja üleüldse pärimustraditsioonid minu vanaema ja Silvi emal Ljudmillal. Ja uurimegi siis meenutame, et jah, millised olid sellised tantsu-laulu kombed ja kõik selline muu. Küsiks võib-olla üle seda, et millised instrumente tantsusaatel, et kas tuleb mingisuguseid instrumente veel meelde, mida võidi kasutada. Isegi ma mäletan, Emps on nagu rääkinud lugusid, et on lihtsalt nagu mingisuguseid köögiriistu kasutatud rütmide jaoks ja mingid sellised lood. Ja ikka need supipotikaaned ja igasugused kahvlid, noad, kõik läksid mängu. Oligi päriselt nii, jah? Ja taoti kahte kaant vastakuti selline kuradi hea trumm, et vähe ei ole. See on päris huvitav tegelikult, et nagu... Ma ise võtan vahest 2 lusikat niimoodi ja panen nad mitte niimoodi, et lusikas ja lusikas nagu muna, vaid vastupidi nagu selle teise poolega ja siis võrnalt niimoodi räputad, neid tuleb jumala normaalne kõla. Ja, ma saan aru küll, mis sa mõtled, jah. See on lahe, jah. Seda on nagu lahe kuulda, et... Ikka, ja vaata laste kõrinaid ka. Laste kõrinaid saab ka täiesti kasutada, millel on need herneterad sees nagu... Ma ei mäleta, mis selle nimi on, vaata, mida sa raputad. Ega inglis keeles ta ongi shaker, ehk siis raputaja. Jah, et lastel on ju palju selliseid kõrinaid, millega sa saad nagu seda asendada. Ja. Kas mingisuguseid mustlaslaule ja tantse ka nagu käis läbi? No ema väristas küll oma õlgu ja tisse ja pani kurat suure rätiku ümber õlgade ja siis ta mängis seda kitarri veel imelikult. Ta pani kitarri nagu põrandale on ju selle suurema osa. Ja siis kael oli niimoodi jalge vahelt nagu siia, kus on parem käsi ja ta kuidagi jube lahe, ma proovisin ja ma ei saanudki selgeks. Ta kuidagi vajutas niimoodi neid kitarrikeeli ja nad tegid niimoodi tegid. Mida asjast? Täiega lahe ju? Jah, ja ma olen 100 korda proovinud, mul ei tule välja, ma ei saa aru, kuidas ta neid niimoodi tõmbas. Nagu üks keel läks nagu sinna vastu kaela ja teine just tuli välja nagu hästi huvitav. Kui mul praegu oleks kitarr, ma harjutaks hommikust õhtuni nii kaua, kui ma saaks selgeks. Et see oli hästi, hästi põnev. Ema laulis ka neid vene romansse ja ükskord ma mäletan, ta esines, oli vist naistepäeva pidu meil seal Kütisofoosis, kus me kunagi elasime. Ma olin siis koolilaps veel. Siis ta tantsis ühte vene sõduri tantsu. Ikka täitsa nagu meesterahvas oli vene sõduri vormis. Ja see oli küll hästi lahe. Et sihuke polka moodi värk oli see. Ja siis tuli sinna veel üks neid ka juurde, aga see oli nagu riietatud siis meesterahvas naiste riietesse, et see oli hästi lahe, selline lõbus ja sihuke. Siis ema laulis kitarrisaatel vene romansse ja laule ja et seda ma mäletan ka hästi. Aga kuna ma nii vara kodunt ära läksin, siis ma kõik ei tea muidugi, eks ta esines veelgi ja ja vanaemagi, minu vanaema, temagi oli selline
laululembeline, et laulis neid vanu vene laule ja siis kui olid mingid pühad seal, naistepäev ja munadepühad ja jõulud ja siis ikka lauldi neid jõululaule ja aga see jah, et mul on endale ka natuke isegi arusaamatuks jäänud. Ljudmilla oli siis nagu vene juurtega või? ja Ljudmilla ema oli nagu, ma ei tea, kus ta sündinud tõesti on, ma ei tea, kas ta sündis Eestis või Venemaal. Ma olen proovinud uurida, netist jälgi ajanud, aga ei ole õnnestunud nagu. Ja Ljudmilla isa oli nagu mustlase verd üldse, nagu ta ise rääkis. Ja noh, seda fotot ma olen näinud ka, ainuke foto. Seal oli tõesti sihuke, noh, lokkis juustega ja väga kena mees nagu, et võis olla küll mustlane. Et see nii-öelda, et noh, sellest ongi nii palju teada, kui te ise on rääkinud, jah? Jah. Ma ei tea, sul ema ka vist siin püüdis kuidagi seda suguvõsa nagu uurida ja puurida, aga vist ei tulnud ka välja midagi erilist. Jah. Seda tegelikult, kui tahaks teada, siis tuleks hakata uurima neid kiriku, no mis seal on, need kirikuraamatud, vaata, et kui neid üldse alles on. Täiega huvitav on kuulda seda, et seal ongi nagu mustlane ka sees nagu seal meie juurtes. Ja niimoodi ema rääkis, et isa oli olnud mustlane ja see perekonna nimi Pajuste, seegi on nagu, ma tean, et paljud mustlased on pajusted. Mis instrumenti sa veel mängisid või mängid? Ma mängisin akordionit, siis ma mängisin koolis mingi aeg mandoliini. Klaverit mängin ka natuke. Kitarri mängisin ka üks aeg, aga vaata, siis tuli pikk vahe, nüüd on meelest läinud. Ja siis ema isa ostsid mulle akordioni, ma arvan, et ma olin kuskil 9-aastane. Juba ostsid akordioni sulle? Ja, ühe joodiku käest ostsid, hästi odavalt said. Ja veel Saksa Feldmeister, jumala ilus pill, kurat, kuldne oli ühelt poolt ja teiselt poolt punane. Lahe. Kas sul on see alles ka veel? Hui on, ei ole. Kuradi, see esimene mees, kellega mul lapsed sündisid 2 tükki, see mul läks, paar keelt läks katki nagu, ta ütles, mul on sõber, ta teeb terveks. 5 ja tagasi ei toonudki enam, ma ei saanudki enam seda akordionit. Ei no muidugi jah, see on ka variant. Mul oli nii kahju sellest akordionist. Aga mul on nüüd teine akordion, seisab siin. Jaa. Ja mõtle, lõpuks saadki lastelastele ka mängida mingisuguseid viise. Jaa, Soomes käisid mul külas, siis ma tõmbasin neile pilli. Tants oli missugune, issand. Ja lapsed on kõik temperamentsed. Lapsed veel hullemad. No ma mõtlen, et kui siuke vene ja mustlas nagu veri või juur on sees, et siis tuleb sealt ka äkki see temperament. Oi, pulbitseb eriti siis, kui veel tina paned. Ja. Ikka peab panema ühe hea peo maha. Jah. Ega sellepärast ennast täis ei pea jooma. Ja. Mina oskan lõbus olla ka kaine, naissand jumal. Mulle ei meeldi mingid nohikud, kes niisama ilma lauluta, ilma tantsuta tõmbavad oma ninad täis ja siis magavad raiska. Nii mõttetu. Tuleb ikka pidu panna, laulda ja tantsida ja. Jah. Aga muidu mingisuguseid meenutusi tuleb mingisugusest pidudest siis su EMS-i juures või niimoodi? Issand jumal. EMS-i juures on alati need peod olnud räiged tegelikult. No ikka viimase piirini raisk. Ja ema oli selline, et ta raisk
kui talle miski ei meeldinud, näiteks kui ta isaga keelas, ta läks kallale. Aga sellest pole vaja rääkida. Ei nojah, see... Aga jah, peod olid muidugi, vaata, nõukaajal ei tohtinud ju jõule pidada. Ma mäletan, kui ma väike veel olin, siis pandi need tumedamad kardinad ette ja jõulud olid sellised, et vaata, et kuradi Telliskivi maja ära ei lagune raisk. Ikka pidu pandi kõvasti, noh. Ja neid lugusid ma olen jah kuulnud, võib-olla veel küsin Empsi käest ka, mis ta mäletab. Ja kutsuti külla ikka sõbrannad ja ikka käis tants ja trall, tantsiti ja lauldi ja lauldi neid vene laule lauldi ja ka Eesti laule lauldi ja. Kuule, aga võibki siin vast lõpetada, et väga mõnus oli rääkida. No tore siis. Et näeme siis kunagi. Ole siis tubli. Jep, tšau. Vooba mõtles aastal 22 ega saanud targemaks.